Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinat. Ja täna mul on selline plaan, et ma vastan mõnedele küsimustele, aga mitte päris teie kallite vaatajate küsimustele, vaid pigem nendele küsimustele, mis on saatnud mulle nii mõnedki peavoolumeedia kanalid ja tahtnud teada, miks ma seda teen ja kuidas ma seda teen ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et ma räägin teile ka siis, et kõik teaksid täpselt, mismoodi see Valguse kanal üldse algas, miks, kuidas ja siis vaatame, kuhu me oma teemaga täna jõuame. Need, kes mind rohkem teavad ka seda minu lugu, et umbes rohkem kui aasta tagasi, täpsemalt 7. jaanuaril, oli mul selline tunne sees, või teadmine õigemini, et see maailm ei saa mitte kunagi olema enam endine. Ja üle-eelmise aasta 2019 sügisest, umbes oktoobrist, oli mul väga hästi suur rahu tuli järsku sisse. Ma sain aru, et maailmas hakkab midagi kardinaalselt toimuma. Aga et kõik see hakkab toimuma, sellest mul pole õrna aimugi ja kui meil pandi maailm lukku, siis ma hakkasin tasapisi uurima neid teemasid, mis mind on ammu huvitanud ja tegelikult ma nende asjadega, mis meil taustal toimub, olen ma kursis olnud juba aastaid. Kõigepealt läbi David Icke raamatute ja sealt ma hakkasin siis uurima, kui maailm läks lukku, siis ma sain sellest aru, et inimesed on segaduses, inimesed on omaette üksinda ja ma tean enda kogemusest, et kui me jääme üksi, kui meil ei ole kedagi, kellega me saaksime rääkida, kellega me saaksime silmavastas olla ja vahendada sellist energiat, mis inimestel omavahel. Meil on ette nähtud ja loodud see, et me oleme koos ja läbi armastuse energia suudame teineteist toetada, siis ma sain aru, et me oleme sellisest asjast ära lõigatud. Ja kuna ma olen oma põhitöölt ju, see on see, mida ma päriselt teen viimased 12 aastat, ma olen enesearengu koolitaja, ma teen erinevaid loenguid, praktikaid, seminare, kursusi ja olen seda teinud 12 aastat sisemise tarkuse koolis, sest mul oli 13 aastat tagasi või rohkem, 15 aastat tagasi mul oli unistus, et ma tahaks teha sellise kooli, kus ma ise tahaksin õppida ja siis sündis see sisemise tarkuse kool. Ja kui pandi maailm lukku, Eesti kaasa arvatud, siis ma otsustasin, et ma hakkan tegema sellel kooli ametlikul lehel pealkirjaga Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool Facebookis. Hakkasin tegema selliseid tasuta miniseminare, kus ma rääkisin väga olulistest teemadest ja mul sai tehtud üle 60 sellise tasuta seminari, mis hästi positiivselt vastu võeti. Ja suvel, 2020 suvel, siis järsku ma hakkasin saama sõnumeid. Need, kes mind paremini teavad, et ma olen saanud 2008 sellise valgustumise kogemuse, kus ma hakkasin nägema energiaid lambist, kus ma hakkasin nägema aurasid inimestel ja minu sellised võimed avanesid, mis mul on olnud tegelikult lapsest saadik. Ma olen rääkinud kivide ja kristallidega lapsest saadik, vahepeal on olnud väga pikk paus teatud põhjustel ja see, mis ma olen oma elus, kuhu ma olen jõudnud tänaseks ettevõtjaks, kus ma saan teha täpselt seda, mis mulle meeldib, täpselt nii palju, kui mulle meeldib. See on selline asi, milleni ma jõudsin ja ma sain aru, et see on tegelikult inimeste üks peamisi eluülesandeid. Leida üles see, mis igat ühte õnnelikuks teeb, mis meile väga meeldib. Ja teine asi, mis on hästi oluline, mis on ka selle Valguse kanali nagu loomise põhjus, on see, et teine osa sellest eluülesandest on panna see tööle teiste hüvanguks, ehk siis teiste teenimine, inimkonna teenimine, heas mõttes. Ja minul oli suvel, ma sain korduvalt sõnumeid,
et sa pead tegema ühe eraldi kanali YouTube'is, kus sa räägid sellest, mis maailmas toimub, nendest kõikidest asjadest, mis sina oled teada saanud ja sa pead andma inimestele võimalikult positiivseid sõnumeid, sellepärast et meil on vaja inimkonna vibratsiooni tõsta selleks, et me tuleksime sellest olukorrast välja. Ja mina hakkasin siis märtsis 2020 väga sügavuti uurima siis erinevatest kanalitest seda, et mis siis tegelikult toimub, mis tegelikult seal kõike selle jama taga on, selle lukkupanemise, viiruse, 5G, tol ajal oli hästi aktuaalne see teema, et mis seal tegelikult taga oli, sest minu sisetunne ütles, et see on kõik jama, mida nagu meile püütakse selgeks teha ja mul oli õigus. Ja ma tänaseks olen ligi 2000 tundi uurinud erinevaid dokumente, erinevaid videosid, tunnetanud, kuna mul on hästi tunnetuslik pool ka, aga samas kuna ma olen hariduselt teedeehitusinsener, siis mul on väga, ma arvan, selline väga korralik analüüsivõime, et ma suudan analüüsida informatsiooni, aga mul on seal taga ka hästi tugev sisetunnetus, intuitsioon ja see on üks asi, mida mina olen õppinud oma elu jooksul tegema, mida ma õpetan ka sisemise tarkuse koolis viimased 12 aastat kõigile inimestele, et meil on kõigis võimed olemas ja me peame õppima usaldama iseennast ja mitte kedagi teist. Kaasa arvatud see, et kui seda ma olen ka siin Valguse kanalil juba ammu öelnud ja ka sisemise tarkuse koolis me alustame ju aastat sellega, et mu esimene lause on see, et ära usu mitte midagi, mida siin räägitakse, kaasa arvatud see, mida räägin mina, sest tähtis ei ole see, et sa usuksid pimesi midagi, mida keegi räägib, vaid sa õpiksid tunnetama informatsiooni, mis on energia. Ma ei mõtle ainult seda infot, mis meile räägitakse, vaid see informatsioon, mis meie ümber on, mis meie sees on, mis meil on pidevalt ligipääs sellele ja me õpiksime seda usaldama, sest see ei peta, sest minu üks lemmiklause on see, et energia ei valeta kunagi. Ja ma olen seda õppinud aastatega, siis tänaseks juba 53 aastat ma olen õppinud seda usaldama. Ja sellepärast ma räägin seda, Valguse kanalil ma räägin seda, mis tõstab inimeste vibratsiooni, sest ma tean, et eriti praegu inimesed on segaduses, sest see, mis tuleb peavoolumeediast on üks asi ja see, mis inimesed tajuvad ja tunnevad järjest enam ja enam tänu kõrgematele vibratsioonidele, tänu sellele, et inimesed avanevad ja tajuvad ja tunnevad, märkavad, näevad läbi kõike seda, mida varem see ei ole olnud meie jaoks nagu meie selline põhiomadus. Väga vähestel on olnud see omadus, aga nüüd on praktiliselt kõigil. Ja kui me tajume infot, mis tuleb väljaspoolt ja see läheb täiesti risti vastu sellele, mis on inimese põhiolemus, mis on armastus, hoolivus, kannatlikkus, kaastunne, mõistmine, armastus, tänulikkus, kõik need energiat, kõik need asjad, need on inimeste, see on meie põhiolemus ja kõige rohkem oleme me nagu kapseldunud siis, kui me oleme hirmuenergias ja minu eesmärk on olnud algusest peale, kui ma selle informatsiooni sain, et ma pean tegema sellise kanali, sisuliselt see ei olnud minu teadlik valik. See ei olnud minu see, et ma analüüsisin ja otsustasin, et ma nüüd teen. Mulle sisuliselt öeldi kõrgemat poolt enda vaimsetelt juhendajatelt, tuli sisuliselt käsk, et sa pead seda tegema. Ma ütlesin, et miks? Küsisin, et miks ma pean tegema? Ta ütles, et sest sina oled selleks siia tulnud. Ma ütlesin, ahah. Ja siis ma sain alles aru, kuidas see kõik on läinud täpselt niimoodi, nagu see on läinud ja kõik need kogemused, mis mul täna on erinevates asjades, kaasa arvatud see, et ma olen 17 aastat töötanud turunduses ja kuidas ma ei ole üldse kasutanud turundusalaseid teadmisi viimase 12 aasta jooksul enda sisemise tarkuse kooli ja kristallikeskust ja sisemise tarkuse festivali, mis on 14 korda juba toimunud, nende asjadel nagu tegemiseks. Ma ei ole kasutanud neid teadmisi, mis mul on, vaid ma olen kasutanud oma intuitsiooni ja sisetunnet. Ja kui nüüd, ehk siis vastus sellele küsimusele, kust mul on üldse tulnud see mõte, see kanal teha, siis see ei ole minu valik olnud. See on minule antud ülesanne ja ma teen seda täpselt nii hästi või halvasti, kui ma oskan. Ja ma ei tee selle mitte mingi muu eesmärgiga kui sellega, et anda inimestele turvatunnet, anda inimestele
teada seda, mis tegelikult toimub, kuna mujalt seda ei tule. Ma ei arva, et see Valguse kanal on ainus kanal. Meil on Eestis väga toredaid teisi kanaleid, nagu näiteks telegram.ee ja veel paljud valgustöötajad, kes seda informatsiooni ka jagavad. Aga ma räägin, et kuidas minuni tuli see info. Mulle öeldi, et sinul on see julgus ja sinul on see võime seda informatsiooni niimoodi jagada. Ja põhimõtteliselt ma alguses mõtlesin, et milleks seda kanalit vaja on. Maailmas on nii palju informatsiooni erinevates keeltes. Ja siis mulle öeldi, et aga emakeeles, sinu emakeeles ei ole seda infot niimoodi saadaval sellisel kujul, nagu sina suudad seda teha. Ja siis ma otsustasin, okei, ma teen. Kuidas see välja hakkab nägema? Mul pole õrna aimugi. Ma teen sisuliselt, mul ei ole ju, ma ei ole ei ajakirjanik, ma ei ole mitte midagi muud kui koolitaja, kellel on vaimsed võimed, kanaldamisvõime, kellel on antud võime seletada maailmas olevaid füüsilisi asju läbi energia ja vastupidi. Tänu sellele, et mul on mõlemad pooled hästi nagu võrdselt esindatud, nii see tunnetuslik pool kui ka loogiline ja reaalselt mõtlev pool. Ja see on just see, milles ma hea olen. Ja kui ma panen selle tööle teiste hüvanguks, lihtsalt sellepärast, et ma tahan seda teha, siis sellest tuleb tegelikult selline vägi, et ma ei ole olnud rahulikum, õnnelikum, täies oma väes olnud varem nii palju, kui ma viimase aasta jooksul olen seda teinud. Ja seda tänu teile, kallid Valguse kanali sõbrad. Ja see mul on ka Valguse kanali informatsioonis või tutvustuses kirjas, kes läheb selle Valguse kanali YouTube'i kanali peale, siis on seal tutvustus ja seal on ka tutvustus see, et kus ma saan informatsiooni, et miks ma seda kõike teen, kas ma ainult kanaldan. Ei, ma ei kanalda ainult. Ma kanaldan ka, aga kuna emakeeles ei ole piisavalt informatsiooni olnud, siis ma teen ka kokkuvõtteid erinevate teiste maailma valgustöötajate lugudest, kanaldustest, informatsioonist, eelkõige informatsioonist sellest, mis tegelikult toimub kulisside taga ja sellest on ju terve see sügis alates 8. septembrist, millal see Valguse kanal on olnud olemas, siis tänaseks on praktiliselt 600 000 vaatamist, mis on Eesti kohta nagu üüratult suur. Kui arvestada sellega, et Eestis on 1,2 miljonit elanik, peaaegu 1,3 ja 880 000 on eestikeelset elanikkonda, need, kes räägivad eesti keelt ja 600 000 vaatamist mõne kuuga. See on minu meelest hea tulemus ja see näitab seda, et küsimus, et miks ma seda teen, on see, et inimestel on seda vaja ja siis mult on küsitud ka sellist asja, et kuidas on võimalik, et sa teed seda tasuta. Et miks sa teed seda tasuta? No miks ma teen seda tasuta? Sellele on väga raske vastata, sellepärast, et see on midagi, mida on vaja teha ja see on midagi, mis puudutab inimesi ja ma teen seda sellepärast, et see puudutab inimesi ja see tekitab ka minule, kõigile teistele, kes seda jälgivad seda kanalit pidevalt. Mulle endale tekitab see täpselt samasuguse hea tunde sisse, sest mult on ka küsitud seda, et kuidas on võimalik, et sul on nii palju positiivseid kommentaare, et kas sul negatiivseid kommentaare ka on. Ja vahest on ja vahest inimesed kirjutavad mulle ka teistes kanalites midagi negatiivset, aga ma ei lase ennast sellest segada, sest igal inimesel on õigus arvata, mida iganes tahetakse. Ja mina jätkan enda kanali tegemist ja õige pea jõuame me väga-väga toredate uudisteni siin kanali kaudu, nii et see informatsioon, mis siit tuleb, on siis sellepärast, et toetada inimkonda, vähendada hirmu, mida meil on niigi palju ja see informatsioon, mis mulle siis tuleb, on nii enda poolt kanaldatud kui ka teiste, nagu ma ütlesin, teiste valgustöötajate informatsioonist kokku pandud võimalikult aktuaalne, sest need teemad, millest ma räägin, kui ta ei ole nagu otsene informatsioon näiteks tuleviku kohta, siis
samamoodi need teemad tulevad mulle lihtsalt, tulevad sisse ja nii paljud inimesed on mulle öelnud, et tead, et see on täpselt see asi, mis ma täna pidin kuulma sinu käest või siit Valguse kanalilt. Ja paljud inimesed on mulle öelnud, et see on esimene asi, mis nad hommikul silmad lahti tehes sisse lülitavad, on YouTube ja vaatavad, kas Valguse kanalilt on juba video tulnud või mitte. Ja see on märk sellest, et sellist asja on vaja, sest ma olen ka teinud kunagi sellise kursuse, muide, nagu ettevõtjatele ka, et teistmoodi turundus. See tähendab seda, et turundus, mis mingid asjad, mingid tooted, kõik see, mis tuleb nagu külgetõmbest või mis põhineb külgetõmbele, et see peab olema piisavalt hea selleks, et inimesed tahaksid seda osta. Sellel peab olema seda miskit, see miski, mis on tehtud südamega. Sest kui seal on tehtud hoopis mingi muu eesmärgiga, siis need asjad ei toimi, ei lühemas ega pikemas perspektiivis. Et see on minu selline nägemus ja selles mõttes see info, mult küsitakse, kus ma saan seda infot tuleviku kohta, et kas ma selle kanaldan. Info tuleviku kohta, mis puudutab inimkonna tulevikku, see, mis ma olen välja käinud, see ei põhine kanaldamisel muide, see põhineb faktidel. Ja see põhineb nendel faktidel, mis ei ole avalikkusele teada. Ja mul on kanalid, kus kaudu ma seda infot saan, mul on väga tugev sisetunnetus seal taga ja need asjad on tõesti sellised, mis ma võin ise oma pea anda nende asjade pärast, mida ma olen välja käinud. Ja see ongi põhimõtteliselt kõik, mis ma täna tahtsin öelda, et miks ma jagan tasuta, on see, et seda on vaja teha ja Valguse kanal jääb alati tasuta kanaliks, sest kui inimesed on ka muide küsinud, et mul on see nupukene seal, et telli Valguse kanal, et paljud arvavad, et sellest tuleb maksta, et see on midagi seal tellida, siis sa pead raha maksma. Ei, see on tasuta, see on lihtsalt see tellimisnupp on see, kus sa vajutad sinna, siis sa saad esimesena teate just Valguse kanali videote kohta, mis ilmuvad, et kohe tuleb sulle nagu selle kohta informatsiooni ja Valguse kanal jääb alati tasuta. Aga samas mina ise olen ju töötan, see on mu põhitöö ja kogu minu perekonna sissetulek on sisemise tarkuse kool ja koolitused ja loengud ja seminarid ja kõik sellised asjad, töötoad. See on see, mis on minu töö ja minu tööl on väärtus ja sellepärast ma küsin selle eest ka raha. Nii nagu kõik teiegi käite tööl ja saate selle eest raha kuni sinnamaani, kui meil maailmas õige pea toimub üks väga tore sündmus ja siis on asjad teisiti ja siis on tõenäoliselt ka minu töö, mida ma teen kursuste ja loengute kaudu teistsugune. Nii et mina täna lõpetan ja kohtume õige pea juba Valguse kanalil. Homme on mul juba taas video koos külalistega, nii et kohtumiseni ja ikka jälle Valguse kanalil rõõmsate ja toredate uudistega. Kohtumiseni.